suutis Levadia oma tahte peale suruda ja teisel tegelikult Paide. Sinna mängis, aga kohe ei saanud ette võttes, aga nüüd on eestsoonis. Ja siit saab veel löögile Musaba ja Charsu tõrje. Siin vahepeal natukene eemal, vaatame nüüd Levadia võimalus tekkimas. Charsu ei jõua ja 1-0 5. minutil. Selline pauk, mis tuli ka muidugi pealtvaataja seast, et roheline-valge ilutulestiku raketid, aga see oli ikkagi väga hästi lahendatud olukord. Pallivõit keskel läbi sööt ja Charsu jäi nagu selles mõttes sinna kahe vahele ja tundus, et raske muidugi öelda, et kas ta oleks pidanud selle murdosa sekund selle jooksu välja tegema või oleks õige otsus, et Levadia sai kohe Paide liinid veel tagasi. Ja avanemine jälle Musaba. Ja siin on 2-1, võid tagasi ka sööta ja teeb ise. 2-0 Richie Musaba, hooaja 4. avamus. Ja teeb ise ja 2-0. Ja 11 minutit oleme mänginud, 12 saab kohe varsti 12 algab. Aga sisuliselt on ühe meeskonna mäng olnud. Ja Musaba näitab ära jällegi selle, ütleme, külma verelisuse ja milleks on ründaja ikkagi nagu... Mida on Levadia praegu ära kasutanud, kui nad on suutnud natukene meenitada Paide kõrgema, vaatame, kas siit nüüd Miller ja värava ette ja võimalus! Miller välja ja millest see algas? Tõesti 11 minutiga tuli 2, aga just ise tuleb hakata väravaid lööma, see on see Paide teema natukene olnud, kui nüüd see pall läheb ja lõpuni välja ja ei saa Delevits ära kasutatud seda. Nüüd ääre üles ära ja Saarma sinna paneb ja kui saab jooksma ja Valner ei jõua! Kas oli puude? Kui oli puude, võib ka punane kaart tulla. Vaatame, milline saab olema Karl Koppeli otsus. Appa ja on punane kaart. Karl Koppel saadab Karl-Andre Valneri väljakult ära. See on derbi siin, derbi õhked 2-0 pealt selline. Pool tundi mängitud ja Levadia 2-0 eduseisus jääb vähemus. 110. Eesti liiga mäng tal praegu. 39 väravat 110 mänguga. Tegelikult on palju ja Kõim lööb üle. Matust rohkem juurde. Nüüd läheb aega, Saarma paneb. Ja magus oleks siit ära panna, aga ei. No nii, Robbie Saarma annab selle mängu 3. nurgalöögi Paide jaoks. Päris värava peale tuleb ja otse Oliver Ani kätte. Ei teki ääre peal ka ülekaalu. Levadia suudab ilusti mehitada seda äärt jälle. No nüüd, Miller ja tabab posti. Siin oli esimene nüüd lähedal. No ei kulgenud Paide jaoks asjad hästi. Lillander annab ja jõuab Lepistu pea vahele sinna, Daniel Luts saab uuesti ja olemas, kus oluseis oli, pall püsib igal juhul Lukman Gilmore lööb ühe tagasi ja meil on 70. minut käimas. Praegu selles mõttes Levadia jaoks halb olukord, et Lepistu võidab selle palli, läks kohe nagu siis ründama ka seal, et see pall lahtiseks jäänud, et kastist minema, aga ütleme, et sealt Peetsoni selja taga ja kus seal ka Ainsalu oli, et sealt kuidagi kas nüüd Rikosetiga või ütleme, et see pall pidi nagu taheti kasti mängida, aga sealt tuli kas lisapõrge või kellegi pea tuli vahel. No nii, Paide ühest siis standardist lõi nurgalöögist, nüüd on teine kohe siin otsa. Posti ja värava ette! Padamoosi oli see vist, oli see võitluskorralik, Saliste tahab selles olukorras viga, et tema jõudis enne ja vaatame Tambeduu, endine Paide mängija ja paneb! Üle läheb, aga läks raami poole. No nii pikk diagonaal. Peetson ülesse. Vaata Charju, läheb üle pea. Ja ka see jõuab, Tambeduu oli juba väga lähedal. Ja siin on ikkagi praegu päris, tuleb. Jani ei võtnud seda palli kätte, kohe viskas pikali. Ja nüüd on seal mitu meest, roosnub seal. No ikka närviline, ikka väga närviline. Saliste oli pikali maas ja vaatas kohtuniku suunas, et miks sealt mingit otsust ei tule ja nüüd ollakse siin ikkagi päris korralikult kättpidi koos ja Miller rahustab. See on mängu parim. No mängu parim selles mõttes mina täna võtaks selle olukorra, et ühtepidi ei saa Levadia kaitsest ka võtta, lähemegi varri, kõigepealt vaatame selle varri olukorra ära, et tundub, et sealt võib-olla isegi punane välja võlutaks, aga pigem mina paneks kas keskkaitsest või poolkaitsest kellegi, kas Peetson või siis kas siis Ainsalu või siis Aleksander, kes seal keskväljal oli, et nendest, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, kui see mäng jääb selliseks, siis Peetson, ma arvan, väärib kindlasti keskkaitsena seda praegu vastutust võtma ja sealt see, ütleme, et see olukord
võib-olla väärib seda parimat. Suures pildis nõus, ma ütlen Richie Musaba peale ma ka mõtlesin, kes lõi värava ja andis ühele söödu, algus oli hea, nüüd on kaitses töötanud, see on ka veel võimalus, aga jah. Aga lõpuks saab ju sinu laua taha minna ja kaitsest valida ei ole ka, no nii, ja see muudetakse ära, see olukord oli see. Ja Daniel Luts ka veel, aga ei. Aga olen sinuga nõus, Kristjan, et see Levadia, ütleme, et võistkondlik tegevus väärib seda ja Musaba tegelikult. Ja jätkame stuudio poolelt, minu juurde on jõudnud Paide Linnameeskonna peatreener Ivan Stoikovitš. What a game, like action movie. You see goals, red cards, the best the football can give you. But you lost. That's sad. Yeah, for us, yes, but I'm glad that people enjoyed at least the game and could have watched a good game. I hope we prove that this league have something to offer to the people who come to watch it. I think we lost because of the first 10 minutes in the game. Against anybody, and especially against a team like Levadia, you cannot enter the game like this. If you are 2-0 down after 10 minutes, this is too big mountain to climb. I'm proud how my player responded after that. I think we dominated the game completely after that. We created, I think, more than enough not to lose the game. But in the end, we lost. I don't know what happened with us last 3 weeks after we won Levadia last time. We couldn't perform in a way that we wanted. Today, I think we performed quite well, except these 10 minutes. But like I said, it proved to be the crucial thing that in these first 10 minutes, in the end, it proved to be that it decided the game. Do you know what you must improve within the team? First of all, I think our execution, our final third, more responsibility that we need to take. I think we create enough, but we don't score. This is something that our attackers need to understand, that without them we cannot compete with the best teams. I think we are still the best defense in the league, but offensively we are below top 3 by far. They scored 10 more, I think, than us. This is something that, and when we watch the stats and everything, we created enough. We created the same like top 3 teams, but we are not scoring. Final third is definitely the thing that we need to improve. If we don't improve it, it's going to be very tough for us. Thank you, Ivan. Thank you very much. Nii, ja teeme siis väikse tõlke ka, kui me saame Kurro Torres siia, ehk siis väravaid on vaja lüüa, rõhutas Ivan Stoikovitš. Kaitse on meil jätkuvalt väga hea, aga on vaja endal rohkem ära lüüa. Hello, Kurro. Congratulations, you won Paide. Difference between 3 weeks. You lost in Paide, you won today. What was the difference? The result, but the feeling is similar, but I think there I think he play very good, but don't possible win. But today, before the red card, I think my team is play good and 2-3 opportunities. After the second goal is possible control Paide. My player 5-10 minutes a little bit more nervous. After the red card, I'm very proud of my player. My team play with hard. Very hard, but discipline, concentrate. But this is important for possible play, for possible win today. But for me, I don't like the decision today with this red card. I think this game is very nice for all people here, but we need to take decision better for the red card for Valo. I think this is. These rules we need to change, but it's very easy in this situation. Okay, thank you, Kurro. Okay, thank you. Ja räägin natukene tõlkeks ka, ehk siis võib-olla see pool, et punase kaarti olukorrad, tema arvates oli see natukene liig, et Levadia vähemusse jäi, Valneri punane kaart. Aga suurim vahe on tulemuses võrreldes siis 3 nädala taguse Paide mänguga, kui täna õnnestus Levadial võita ja liigatabelit jälle juhtima minna, erinevalt siis sellest eelmisest mängust, kui Paidele kaotati. Ja saame ülekande lõpetada Rasmus Peetsoniga. Ma annan sulle edasi selle mängu parima auhinna, aga ma tahan edasi öelda siia, et meil oli täna väga keeruline. Me oleks võinud ükskõik kellele teie mängijatest selle anda ja sa võid rahulikult riietusurums öelda, et see on terve meeskonna auhind tänasel päeval. Palun, Rasmus, võta mikrofon ka. Millega te täna selle ära tõite siis? Tahtejõuga. Et eelmine mäng saime valusa kaotuse, see mäng ilmselgelt oli vaja tõestada ennast.
et see eelmine kord oli juhus. Kahjuks saime punase kaardi, mis tegi olukorra raskemaks, aga näitasime karakterit ja suutsime meeskonnana väga hästi seista, et kõik, ma arvan, andsid 100% ja tulemus on rahuldav. No mängu võti oli ju esimesed 10-11 minutit natukene või väravad ära lüüa. Jah, võib nii öelda küll. Olgu, aga ole hea võtta see auhind kaasa ja palju õnne Levadiale.